Kuskil Loudouni maakonnas Virginias ei lakka sumin kunagi. Päeval ja öösel. 365 päeva aastas. Enamik ameeriklasi ei tea, et just see sumin hoiab internetti koos. Internet loodi nii, et see suudaks üle elada tuumasõja. See on kestnud aastakümneid. Nüüd ei pruugi esimesena lõhkeda mitte tehisintellekti mull, vaid hoopis seda toetav infrastruktuur. Põhja-Virginia on interneti kodu. Ainuüksi Loudouni maakonda läbib 70% kogu maailma veebiliiklusest. Enamik ameeriklasi ei suudaks seda kohta kaardilt leida, aga nad peaksid suutma. Sõida Washingtonist läände mööda Dallasi tasulist teed ja sa saad aru miks. Kaubanduskeskused muutuvad hõredamaks. Tupiktänavad muutuvad jõukamaks. Ja siis muutub maa piisavalt odavaks, et keegi otsustas sinna ehitada hooneid, mis on sama suured kui lennukikandjad. Pole aknaid, pole silte, ainult traataiad, kaamerad ja madal tööstuslik sumin, mis ei lõpe kunagi. Siia ehitati kõigepealt Amazon, siis Microsoft ja siis Google. Lihtsalt sellepärast, et see oli piisavalt odav, piisavalt lähedal ja keegi ei öelnud piisavalt kiiresti ei. Üks pidev rike Põhja-Virginias ei aeglusta internetti. See võtab olulised osad sellest täielikult võrguühenduseta. Dominion Energy'l on aastatepikkune ootenimekiri uute võrguühenduste jaoks. Projekte kiidetakse heaks kiiremini, kui ülekande infrastruktuur suudab neid toetada. Võrk, mis ehitati äärelinnade jaoks, peab nüüd varustama elektriga väikeseid linnu, mis on üksteise peale kuhjatud ja töötavad ööpäevaringselt. Kõigil neil hoonetel on varugeneraatorid, kütusepaagid ja dubleerimissüsteemid. Teoorias suudavad nad võrgurikki üle elada. Tegelikult on neil umbes 72 tundi. Pärast seda on nad samas võrgus nagu kõik teisedki. See on Ashburn, andmekeskuste allee. Loudouni maakonnas on nüüd üle 53 miljoni ruutjala kas töötavaid või ehitamisel olevaid hooneid. See on üle 900 jalgpalliväljaku, mis on pühendatud tehisintellektile. 30 aastat tagasi oli see odav koht serverite paigutamiseks Washingtoni lähedale. Nüüd on see kõige tihedam interneti infrastruktuuri koondumispaik kogu planeedil Maa. 2023 aastaks moodustasid andmekeskused juba peaaegu veerandi kogu elektrist, mida Dominion Virginias müüs. Aastaks 2038 prognoositakse nõudlust 5 korda suuremaks. See pole ka teoreetiline. Need on juba allkirjastatud lepingud ja siin muutub asi veidi hirmutavaks. 2024 aasta lõpuks käsitles Dominion umbes 40 000 megavatti andmekeskuste elektritaotlusi. Inimkeelde panduna tähendab see, et iga New Yorgi ja Chicago kodu kokku nõuaks äkitselt elektrit ühest Põhja-Virginia maakonnast. 2026 aasta alguseks oli see number peaaegu kahekordistunud, sest hoonete järjekord, mis ootasid elektriühendust, aina kasvas. Samal ajal kui nende toitmiseks vajalikke ülekandeliine polnud veel ehitatud. Ühes osariigi piirkonnas tarbib üks hüperskaala andmekeskus 30. aastate alguseks sama palju elektrit kui umbes 80 000 kodu. Loudounis töötab juba mitu sellist keskust. Veel mitmeid on ehitamisel ja piirini pole veel jõutud. Kui üldse, siis see piir pigem ületatakse ja see tekitab paanikat juhatuste koosolekuruumides. Juba 3 aastat on Dominion püüdnud välja selgitada, kust kogu see energia peaks tulema. Siiani pole sellele vastust leitud. 2024 aastal oli süsteem peaaegu näitamas, kuidas läbikukkumine välja näeb. 10. juuli õhtul liikus äikesetorm üle Fairfaxi maakonna Virginias. Välk lõi kõrgepingeliini sisse. Üks väike seade, piksekaitse, läks rikki. Sellele järgnes 6 väikest pingelangust, üks teise järel. Kõik toimus millisekunditega. Igas teises olukorras oleks see midagi erilist. Pinge kõikumised toimuvad elektrivõrkudes kogu aeg. Külmkapid ei pane seda peaaegu tähelegi. Tuled sinu kodus ei vilgu isegi. Aga siin oli teisiti. Siin asuvad kõik 60 andmekeskust ühel ja samal ülekandeliinil. Paljudes neist töötavad miljonite dollarite väärtuses GPU-d, mis käitavad mudeleid OpenAI, Microsofti, Anthropicu ja föderaalasutuste jaoks. Iga üks neist on programmeeritud tõlgendama igat häiret kui eksistentsiaalset ohtu. Millisekundite jooksul pärast seda pingelangust katkestas iga üks neist ühenduse elektrivõrguga ja lülitus sisemisele toitele. Piisavalt võimsust, et valgustada 100 000 kodusid, lasti lahti umbes sama ajaga, kui kulub silmapilgutuseks. Võrgu seisukohalt on see sama ohtlik kui varustuse kaotus. Sagedus tõuseb, turbiinid pöörlevad liiga kiiresti
seadmed lülituvad välja. PJM Interconnection, piirkondlik operaator ja Dominion pidid reageerima reaalajas. Nad pidid elektrijaamade võimsust vähendama ja tootmist välja lülitama. Nad hoidsid süsteemi koos ja suutsid napilt elektrikatkestust vältida. See lugu jõudis vaevu uudistesse. 7 kuud hiljem, 2025 aasta veebruaris juhtus see uuesti, seekord teisel ülekandeliinil. Sel korral lülitusid välja umbes 40 andmekeskust. PJM suutis selle taas ära hoida, kuid ainult napilt. Üks BJM-i juhtkonna liige tunnistas hiljem, et kuigi need sündmused polnud tehniliselt hädaolukordi põhjustanud, tekitasid need siiski tõsist muret. Andmekeskused, mis 2024 aastal peaaegu võrgu kokku kukutasid, olid juba töötavad keskused. Enamik järjekorras olevast võimsusest pole veel isegi ehitatud. Nende uute hoonete toitmiseks vajalikke ülekandeliine polnud veel heaks kiidetud. Alajaamade ehitust polnud veel alustatud. Dominion sai iga kuu uusi taotlusi täiendava võimsuse jaoks. Ja see on lisaks juba süsteemis liikuvatele lubadele. Kui 1500 megavatine samaaegne koormuse langus põhjustas peaaegu õnnetuse, siis mis juhtub 5 korda suurema koormusega? See on küsimus, millele pole vastust. Nii et kui Põhja-Virginia jõudis piirideni, tegid hüperskaala ettevõtted loogilise sammu. Nad vaatasid mujale. Ja see oleks pidanud olema hoiatus kõigile, kes tähele panid. Nad valisid kõrbe. Ameerika tehisintellekti taristu uus kese ei ole Seattle ega Boston, ega mõni kliimasõbralik kesklääne taastamisala. See on Phoenix, kus suvised keskmised maksimumtemperatuurid ulatuvad 107 kraadini Fahrenheiti järgi. Põhjendus pole ka peen. Phoenixis on odav elekter, odav maa ja nõrgad lubade väljastamise seadused. Ja mis kõige olulisem, puuduvad mitmeaastased elektrivõrgu ootenimekirjad, mis lämmatavad Virginiat. Arizona ütleb jah, kui Virginia ütleb oota. 2024 aastal ostis arendaja nimega Tract üles seisma jäänud elamurajooni Phoenixist läänes. Plaaniga muuta see $20 miljardi suuruseks andmekeskuste kompleksiks. Kuid siin on siiski üks oluline probleem. Vesi. See on kõrb, mis juba praegu vaevleb oma elanikkonna ülalpidamisega. Colorado jõgi on pikaajalises languses. Põllumajandusmaa all olevad põhjaveekihid taanduvad silmnähtavalt aastast aastasse. Arizona on juba olnud sunnitud mõnes maakonnas keelama uute elamurajoonide rajamise. Lihtsalt ei ole piisavalt vett, et neid lubada. Ja sellesse süsteemi lisavad hüperskaala ettevõtted rajatisi, mis tarbivad päevas miljoneid liitreid vett. Üks linnapea, kes on seotud ühe kaasaegse USA ajaloo suurima veekuriteoga, kaitses seda projekti täiesti tõsise näoga. Tema sõnul pole probleemiks vesi. Probleem on elekter. $1 miljardi suurune rajatis kerkib ammendunud põhjaveekihi kohale ja piiravaks teguriks pole ellujäämine. See on elekter. Virginia energiakriis liigub lääne poole. Mida Virginia ei suutnud lahendada elektriga, seda palutakse nüüd Arizonalt lahendada millegi veel haruldasemaga. Üks suur andmekeskus võib serverite jahutamiseks aurustada tohutul hulgal vett. Uuringud hindavad, et kui kavandatud rajatised töösse lähevad, võib andmekeskuste energiaga seotud veevajadus kogu piirkonnas märkimisväärselt kasvada. Mesa, Avondale ja Phoenix on kõik vastu võtnud määrused, mis piiravad tööstuslikku veekasutust. Põllumehed loobuvad põldudest. Maapiirkondades kuivavad kaevud. Colorado jõe kokkulepe, mis määrab, kuidas 7 osariiki jõge jagavad, põhines eeldustel, mis enam ei kehti. Nüüd, kui põud edeneb kiiremini, kui kokkulepe sellega sammu peab, hakkab see reaalajas lagunema. Föderaalsed mudelid näitavad, mis edasi saab. Kesk-Arizona võib kaotada umbes veerandi oma veevarustusest ning tehisintellekti tööstus rajab oma tegevuse otse selle kõige keskele. Kui Virginia jõuab elektriga piirini, siis Arizona jõuab veega piirini. Ja siis tuleb Texas. Järgmine suur lahendus. ERCOT, Texase võrguoperaator, prognoosib tohutut uute andmekeskuste tekitatavat nõudlust. Aga elektritootmise ja ülekande laiendused ei jõua järele. Texases pole selget viisi selle koormuse teenindamiseks. Texas on juba näidanud, mis juhtub, kui nende elektrivõrk on pinges. See kukkus kokku 2021 aasta talvel kuumalained 2023 ja 2024 aastal põhjustasid selle vankumise. Ja nüüd lisavad nad sinna juurde veel suuremahulise tehisintellekti infrastruktuuri. Sama muster kordub üle kogu riigi. Hüperskaala ettevõtted lahkuvad Virginiast odavat elektrit otsides ja mõjutavad Phoenixi põhjaveekihti.
Nad lahkuvad Phoenixist Texasesse ja leiavad eest juba niigi pinges elektrivõrgu. Iga uus klaster, mille tööstus välja valib, nihutab ühe piirangu lihtsalt mujale, et teist lahendada. Mõne kuu pärast saab valitud põgenemiste eest järgmine kitsaskoht. Microsoft, Google ja Amazon teevad kõik sisemisi modelleerimisi, mis seda suunda näitavad. Neil on veekasutuse juhtpaneelid, neil on elektrivõrgu juhtpaneelid, neil on soojuskaardid, mis näitavad täpselt, millised maakonnad jäävad millistest ressurssidest ilma ja mis aastaks. Nende enda jätkusuutlikkuse aruanded kirjeldavad seda tulevikku lihtsas keeles. Nad kulutavad sellest hoolimata edasi. Pidurdamine ei ole nende jaoks tegelikult valik. Praegu loobumine kukutaks nende aktsiahinnad. Iga dollar, mille konkurent kulutab ja sina ei kuluta, on turuosa, mida sa ei pruugi kunagi tagasi võita. Tehnoloogia hiiglased jäid dilemmasse kinni. Kui kõik aeglustaksid, võidaksid kõik. Aga keegi ei saa endale lubada esimesena järele anda. Nii et nad ei tee seda. Nad kõik jätkavad ehitamist kiiremini, suuremalt ja sügavamale kõrbesse, mis ei suuda seda toetada. See on tõeline tehisintellekti võidurelvastumine, kus süsteem lakkab olemas taristu küsimus ja muutub finantsküsimuseks. Selline näeb välja võidurelvastumine, kui relvadeks on andmekeskused. Ükski hüperskaleerija ei saa tempot aeglustada, sest kohe, kui nad seda teevad, täidab konkurent tühimikku. Nii nad jätkavadki. Aastal 2026 on selle loogika tulemuseks number, mis ei tohiks olla võimalik. 5 suurimat USA hüperskaleerijad kavatsevad 1 aasta jooksul kulutada kapitalikuludeks kuskil $650 kuni $720 miljardit. See on peaaegu võrdne USA sõjalise eelarvega. Rohkem kui Belgia kogu majandus toodab 1 aastaga. Umbes 2/3 sellest rahast läheb otse hoonetesse, serveritesse ja jahutussüsteemidesse, mis vajavad elektrit ja vett, mida veel olemas ei ole. See on kollektiivne võimetus peatuda. Ainult Amazon investeerib 2026 aastal kapitalikuludesse umbes $200 miljardit, mis on peaaegu 50% rohkem kui nende eelmine rekord. Ja see tõstatab küsimuse. Kes maksab nendele ettevõtetele nii palju raha, et õigustada $750 miljardit kulutamist 1 aasta jooksul? Praegu ja üha enam ei maksa keegi. Pilveteenuste ärid kasvavad, kuid kulutused ei ole seotud praeguse tuluga. See on seotud oodatava tulevase tuluga. Ja see tulevik eksisteerib ainult siis, kui infrastruktuur peab piisavalt kaua vastu, et seda toetada. Tšekid hakkavad rahakottidest ette jõudma. Analüütikud hindavad, et Amazonil võib 2026 aastal olla negatiivne vaba rahavoog. Sõltuvalt küsijast kuskil 17 kuni $28 miljardi vahel. Teised mudelid näitavad, et Meta vaba rahavoog võib langeda 90% võrra. Amazon on juba andnud märku, et võib selle tempo säilitamiseks vajada võlakirjade või aktsiate emiteerimist. See on hoiatussignaal. Ja see võtab laenu olukorras, kus ees ootab amortisatsioonigraafik, millest keegi eriti avalikult rääkida ei taha. Need 5 hüperskaalijat olid teel lisama oma bilanssi umbes $2 triljonit tehisintellektiga seotud varasid aastaks 2030. Tehisintellekti riistvara amortiseerub kiiresti, umbes 20% aastas. Kümnendi lõpuks võivad need ettevõtted seista silmitsi $400 miljardi suuruste aastaste amortisatsioonikuludega. Ainult amortisatsioon hakkab igal aastal konkureerima kogu tööstusharu praeguse kasumibaasiga. Selle matemaatika toimimiseks ei pea tehisintellekti tulud lihtsalt kasvama. Need peavad ületama maa suurimate tehnoloogiaettevõtete ühise teenimisvõime. Ja selle amortisatsioonikõvera taga on füüsiline põhjus. Sellel pole midagi pistmist raamatupidamislike trikkidega. Tavaline serveri riiul võib tarbida 10 kilovatti. Tehisintellekti klaster võib tarbida üle 100 kilovatti. See tekitab äärmuslikku kuumust. Nendes akendeta huunetes Loudonis liiguvad kiibid millisekunditega tühikäigult täisvõimsusele. See tekitab mehaanilist pinget ränis, jootekohtades ja kõiges muus, mis seda süsteemi koos hoiab. Traditsiooniline riistvara on loodud kestma 5 kuni 7 aastat. Tehisintellekti riistvara viiakse palju kiiremini rikkepiirile. Vedelik jahutus on nüüd iga riiuli puhul kohustuslik. Keerulised süsteemid pumpavad jahutatud vedelikku otse protsessorite peale. Need torustikusüsteemid toovad kaasa oma riskid. Üks tihendirike või pumbarõhu langus võib hävitada $1 000 riiuli enne kui seiskamine käivitub. Ameerika ehitab ülemaailmset majandust riistvarale, mis töötab pidevalt punases tsoonis. Ja see ei ole stabiilne. Panus ise on üsna lihtne.
Mõne aasta jooksul hakkavad tehisintellekti tooted teenima piisavalt tulu, et seda kõike õigustada. Piisavalt, et need hooned tunduksid odavad. Hüperskaleerijad suudavad selle ootamise üle elada. Neil on selleks piisavalt tugevad bilansid. Nad suudavad kapitali kaasata, nad suudavad volatiilsust taluda. Nende peale ehitatud ettevõtted ei suuda seda. Startupid, mis treenivad Microsoft Azure'is, Amazon Web Servicesis ja Google Cloud platvormil, ei koorma suurte tehnoloogiaettevõtete bilansse. Nad põletavad riskikapitali ja kell tiksub. Kui elektrit hakatakse normeerima, vett jarama või järjekord nihkub veel 1 aasta võrra edasi, see ei ole Amazon, kes jätab palgad maksmata. See on idufirma, mis maksis arvutusvõimsuse eest ette, kuid seda ei saabu kunagi. Treeningprotsess lükkub edasi, toote käivitus nihkub, järgmine rahastamisvoor kuivab kokku. See ettevõte ei aeglusta, vaid kukub seal samas kokku. Ja see ei puuduta ainult idufirmasid. Microsoft on avalikustanud äripilveteenuste tellimuste mahajäämuse, mis ületab $80 miljardit. See on nõudlus, mis on juba maha müüdud, juba lepingutega kaetud, kuid mida ei saa tarnida. Miks? Sest elektrit pole saadaval. Vett ei saa eraldada. Tarbeks vajalik infrastruktuur pole valmis. Füüsiline süsteem ei suuda tarnida. Probleem pole tarkvaras. See on juhtmetes ja torudes. Ja see süsteemi puudujääk ilmneb seal, kus sa ei ootaks. Virginias kajastub see kodumajapidamiste arvetel. Enamiku viimase 10 jooksul polnud Virginia elanikel aimugi, et see on nende probleem. Andmekeskused asusid piiratud tööstuspiirkondades. Nad maksid makse, ei palganud peaaegu kedagi ja püsisid silma alt ära. Siis hakkasid arved saabuma. Sa ei saa ehitada mitme uue linnajagu elektritarbimist tasuta. Keegi peab selle kinni maksma. See tähendab uusi ülekandeliine, uusi alajaamu, uusi kõrgepinge koridore, mis rajatakse olemasolevate elamurajoonide kaudu. Kõik see maksab miljardeid. Vana tariifistruktuuri järgi jagati need kulud kõigi süsteemi klientide vahel. Kodud, koolid, haiglad, väikeettevõtted ja hüperskaala ettevõtted. Kõik maksid vastavalt oma tarbimisele. See kõlab õiglaselt, kuni sa mõistad, et hüperskaala ettevõtted põhjustasid valdava osa nõudlusest ja nemad maksid vaid murdosa kuludest. Virginia osariigi korporatsiooni komisjon tegi arvutused aastatel 2024 ja 2025. Prognoosid olid üsna sünged. Ilma sekkumiseta olid Virginia elanike elektriarved teel tõusma $10 võrra kuus. Sellel rahal polnud mingit pistmist majapidamiste nõudlusega. See oli täielikult seotud $1 triljoni suuruste korporatsioonide andmekeskuste subsideerimisega. Järgnesid avalikud arutelud. Elanikud avaldasid vastupanu. Suurtehnoloogia kaitses oma seisukohta, saates kohale lobistid, juristid ja suhtekorraldusmeeskonnad. Nende väide oli, et nende majanduslik panus Virginiasse õigustas enam kui küllalt olemasolevat tariifistruktuuri. Kohalikud ametnikud väitsid vastupidist. 2025 aasta novembris. Pärast kuid kestnud kuulamisi sai Dominion loa teha midagi, mida ta polnud kunagi varem teinud. Osariigi regulaatorid kiitsid heaks täiesti uue tariifiklassi, mis on ametlikult tuntud kui GS5. See loodi spetsiaalselt selleks, et hüperskaala andmekeskuste kliendid rahastaksid otse nende projektide jaoks vajaliku infrastruktuuri. Seal olid pikaajalised kohustused, miljardid dollarid ettemaksena ning esmakordne omataoline kaitsemehhanism Ameerika Ühendriikides. See pidi olema võit kohalikele elanikele. Sügavam tõde on see, et GS5 võitlus toimus ainult seetõttu, et põhinumbrid olid muutunud võimatuks. Andmekeskused tarbivad nüüd nii palju Dominioni elektrivõrgust, et neil oli valik. Nad pidid ümber korraldama kulude koormuse või vaatama, kuidas elanikud mässama hakkavad. Umbes samal ajal tühistati või vähendati oluliselt 8 erinevat andmekeskuse projekti üle kogu Virginia. Need lõpetati planeeringuvaidluste, kohtuasjade, ülekandevaidluste ja mürakaebuste tõttu. Kõige teravam vaidlus on aga käinud diiselgeneraatorite üle. Kogu Virginias on nüüd ligikaudu 9000 lubatud diiselvarugeneraatorit, mis on seotud andmekeskustega. Üle poole neist on koondunud ainult Loudoni maakonda. Valdav enamus neist kuulub reguleerijate klassifikatsiooni järgi teise taseme hulka. Need on odavad seadmed, mis paiskavad välja tahmapilvi. Need peaksid töötama ainult tõeliste hädaolukordade ajal.
et kaitsta andmekeskusi elektrikatkestuse korral ning seejärel välja lülituma. Aga see on tehisintellekti majandus, kus hooned ei saa endale lubada isegi mõneminutilist seisakut. Seetõttu töötavad generaatorid palju sagedamini, kui nende disain kunagi ette nägi. Ühe alajaama tulekahju ajal Ashburni lähedal pidid elanikud kuulama andmekeskuse varugeneraatorite mõirgamist üle 24 tunni järjest. Naaberlinnakute ostlejad teatasid, et heitgaasipilved triivisid läbi parklate. 2025 aasta detsembris laiendasid Virginia regulaatorid vaikselt seda, mida loetakse hädaolukorraks. Mitte sellepärast, et katastroofid oleksid hullemaks läinud, vaid sellepärast, et elektrivõrk ise halvenes. Andmekeskused võivad nüüd diiselgeneraatoritega vabamalt töötada. Mitte ainult viimase võimalusena, vaid ka ajutise lahendusena siis, kui lubatud elektrit ei tarnita. Osariigi raport tõi välja tagajärjed. Põhja-Virginia varugeneraatorid võivad aastas õhku paisata ligi 10 000 tonni mürgiseid heitgaase. See on umbes pool kogu piirkonna teistest allikatest kokku. 2000-ndate alguses ehitatud kodud asuvad nüüd vaid mõnesaja meetri kaugusel, allatuult sellest, mis kunagi oli vaikne büroopark. Täna on see andmekeskuse kompleks, kus 10 diiselgeneraatorid võivad korraga tööle hakata ja töötada tundide kaupa. Loudouni maakonnas on kinnisvarakuulutused hakanud märkima nende paikade lähedust. Mõned kinnisvaramaaklerid ei ütle seda avalikult, kuid teatud tänavatel on hinnad seisma jäänud. Need ei kuku, aga on lihtsalt kinni jäänud. Samal ajal tõusevad ülejäänud Põhja-Virginia kinnisvarahinnad edasi. Koolid on registreerinud kaebusi heitgaasivine kohta ekskursioonipäevadel. Nüüd käib võitlus juriidiliste õiguste üle. Kes otsustab, kui palju akendeta serverilaosid võib veel maakonna piiridesse ehitada, enne kui õhk ise muutub? Loudouni maakonnas ei ole mure tulevikuriskide pärast. Küsimus on selles, et äärelinnad võivad lõpuks saada halvema õhu kui linn, mida nad ümbritsevad. Kes siis täpselt maksab tehisintellekti majanduse eest? Hüperskaala ettevõtete aktsionärid maksavad kahaneva rahavoo arvelt. Nende peale ehitatud idufirmad maksavad viivitustega, mida nad üle ei ela. Phoenixi majaomanik maksab vee normeerimisega ja Loudouni maakonna elanik maksab mürgise õhuga. Nad ei ole ühegi neist asjadest nõus olnud. Nad ei saa sellest peaaegu üldse kasu. 2025 aasta lõpuks oli poliitiline olukord Virginias jäädavalt muutunud. Hüperskaala ettevõtteid ei koheldud enam kui vaikseid tööstuslikke naabreid. Neid hakati kohtlema pigem kui okupeerivat jõudu. Nende läbirääkimisjõud kahanes sama kiiresti kui kohalik hea tahe. Põhja-Virginia elanikud ilmuvad nüüd maakonna volikogu koosolekutele Dominioni dokumentide väljatrükkidega, kavandatavate ülekandekoridoride kaartidega ja udufotodega. Viisakate planeerimiskuulamiste ajastu on siin lõppenud. Kujutage ette, kui kõik see juhtuks tugeva, liigse ja hajutatud süsteemiga. Just sellisega, nagu külma sõja aegsed insenerid interneti tegelikult kavandasid. Siis poleks sellel kõigel nii suurt tähtsust. Rike siin, viivitus seal. Aeg-ajalt mõni kohtuasja. Ülejäänud võrk lihtsalt leiaks sellele lahenduse. Aga see ei ole süsteem, millele Ameerika tehisintellekti majandus rajati. See rajati ühele kindlale geograafilisele asukohale. Igal Põhja-Virginia andmekeskusel on varutoide. Generaatorid, kütusepaagid, dubleerimissüsteemid. Neil on kohapeal insenerid, kes on koolitatud võrguvoolu üleminekuid juhtima. Andmekeskused suudavad iseseisvalt töötada umbes 48–72 tundi. Pärast seda on iga server, iga mudel, iga vahemälu, iga kasutajakonto samas võrgus nagu kõik teisedki. Sama võrk, mida on juba 2 korral 12 kuu jooksul päästetud. Kõige keerukamal kunagi loodud tehisintellektil on 3-päevane varuplaan. 2025 aasta oktoobris tekkis ühel agendil tarkvara probleem. AWS piirkonnas põhjustas see ulatuslikke katkestusi. Teenused läksid üle maailma võrguühenduseta. Ringuksekellad lõpetasid salvestamise. Fortnite viskas miljonid mängijad mängu keskelt välja. Briti maksuametite veebileht kukkus kokku. Isegi Amazoni enda Alexa jäi vait ja lõpetas küsimustele vastamise. Umbes 15 tunni jooksul levis kriitiline tarkvaratõrge Põhja-Virginias üle kogu maailma interneti. See oli probleem, mida EVS sai klaviatuurilt parandada. Diiselgeneraatorit ei kasutatud kordagi. Varutoide ei lülitunudki sisse. Sõltumatud kindlustusanalüütikud hindasid siiski otseseid kahjusid ülemaailmsele majandusele sadadesse miljonitesse dollaritesse. Kaudsed mõjud kaubandusele, tootlikkusele ja kaotatud tehingutele olid veelgi suuremad.
Ja nüüd, kujutage ette, et võimalus seda kaugelt parandada puudub. Kujutage ette trafopõlengut kriitilises alajaamas, millele asendustrafo leidmine võtab nädalaid aega. Kõrgepingetrafosid ei hoita Home Depotis laos. Need valmistatakse eritellimusel, sageli välismaal, ning transporditakse platvormveokitel politsei saatel. Kujutage ette, püsivad kuumakuppel Virginias juuli lõpus. Täpselt nagu tingimused, mis põhjustasid 2021 aasta Texase elektrivõrgu kokkuvarisemise. Elamute konditsioneeride nõudlus ja andmekeskuste nõudlus saavutavad tipu samaaegselt. Uute ülekandeliinide järjekorra valmimiseni on veel 7 aastat. 3. päevaks suletakse rajatised. Veokid ei pääse läbi, sest bensiinijaamad on elektrita jäänud. See sama kuumakuppel, mis rivist välja viis ühe ülekandeliini, on nüüd rivist välja viinud kogu piirkondliku võrgu. Linnakud hakkavad pimenema. Muidugi, suuremad rajatised, millel on sügavamad kütusevarud, peavad vastu paar tundi kauem. Väiksemad ühispaigutusrajatised kukuvad aga esimesena kokku. Panga-eepid hakkavad aeguma. Autentimisportaalid lõpetavad vastamise. Haiglate ajastamissüsteemid hanguvad. Föderaalsete alltöövõtjate sisselogimised ebaõnnestuvad. Finants- ja tervishoiuteenused hakkavad samuti tõrkuma. Sellel hetkel ei ole see enam tehniline katkestus. See on süsteemne rike. 4. päevaks ei räägi pealkirjad enam tehisintellekti kokkuvarisemisest, vaid sellest, kas pangad avatakse esmaspäeval. Küsimus ei ole enam selles, kas mõni infrastruktuuri osa jõuab oma piirini. Ainus küsimus on siis, milline piir esimesena ette tuleb. Võrguhaldurite juhatustes, osariikide seadusandlikes kogudes ja föderaalsetes energiaagentuurides käib vestlus, mis pole veel avalikkuseni jõudnud. Virginia elektrivõrgu arvutused ei klapi juba olemasolevate rajatistega. Veelgi vähem klapivad need nende objektidega, mis on alles järjekorras. Ühel hetkel jääb alles ainult üks kang, mida keegi ei taha puudutada. Rajatiste sulgemine, uute ühenduste piiramine, hüperskaaliale ütlemine, et nende järgmine kampus ei saa elektrit. Mitte 5 aasta pärast. Mitte kunagi. See vestlus on tulemas. Võrguoperaatorid teavad seda. Dominion teab seda ja mõned hüperskaaliad teavad seda samuti. Küsimus ei ole selles, kas tehisintellekti arendus peatub järsult, vaid selles, kas seda peatust juhitakse või teeb võrguvõimsus otsuse kõigi eest. Ja kui suure osa digitaalsest maailmast see endaga kaasa tõmbab, kui see juhtub. PGODM-i juhtimiskeskuses teavad operaatorid juba, milline saab olema aastate 2027 kuni 2031 tunne. Nad teevad nüüd iga päev simulatsioone stsenaariumitest, mida 3 aastat tagasi oleks peetud absurdseks. Nad modelleerivad olukordi, kus kuumakuppel saabub samaaegselt ülekandeliinide rikete tekkega. Põhja-Virginia elektritarbimine prognoositakse aastaks 2029 umbes 2-kordseks võrreldes tänasega. Uus ülekande infrastruktuur ei ole selleks ajaks veel valmis. Sisemised prognoosid kirjeldavad ajavahemikku umbes 2027. aastast kuni 2031. Selle ajavahemiku jooksul peab elektrivõrk taluma suuremat koormust, kui selle füüsilised komponendid kunagi taluma olid mõeldud. Kui asendusinfrastruktuur on veel ehitamisel, kirjeldavad operaatorid tunnet, nagu jookseksid nad maratoni sprindi tempos. Ja finišijoon on endiselt mitme aasta kaugusel. Internet loodi nii, et ükski üksik rikke ei saaks seda rivist välja lüüa. Tehisintellekti majandus ehitas süsteemi üles just selle rikke ümber. See on koondatud infrastruktuur. See sidus selle piiratud ressurssidega. See kasvatas nõudlust kiiremini, kui füüsilised süsteemid võimaldasid. Ja eeldas, et need piirangud ei oma tähtsust. Ja kõige selle all töötab kõige arenenum kunagi ehitatud arvutisüsteem varukütusel. Seda mõõdetakse tundides, mitte päevades vastupidavuse ega nädalates varuvõimekuse järgi. Tunnid. Algne internet vältis üksikuid rikkepunkte. See süsteem sõltub ühest ainsast ja töötab 72 tunni loenduriga. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.